No nii, ahoi ja tere tulemast ja ahoi. Käes on juba 9. episood Udulaborit, nii et varsti on käes juubel. Ning jaa, mul on ette valmistatud teile materjali, millest rääkida, on uudiseid, niivõrd kuivõrd sellest, mis on toimunud, mis on toimumas ja mis on siis tulevikus nii-öelda tulemas. Lisaks sellele on olemas siis eelmisest korrast toode, mis sai üle vaadatud, täna siis tõmbame sellega otsad kokku, siis tuleb tema asemele uus toode ja on olemas ka toode, mis on siis täiesti uus ehk siis esmamulje ja see on niivõrd uus toode, et isegi mina ei ole sellele veel küüsi taha pannud, ei tea, mis ta on täpselt, mis ta ennast kujutab. Enam-vähem tean, aga selles suhtes, et proovinud ei ole ja mitte midagi sellist, et nii et esmamulje kõige sõna otsesemas mõttes. Ja see on kindlasti siuke väga huvitav, põnev asi, et ma arvan, et nii mõnigi võiks sellest isegi huvituda. Lisaks sellele on ka vaatajakiri ning on ka olemas nädala vedelik ja sellega on siis omaette teema ja sellest omaette teemast räägime siis nüüd kohe edasi järgmises uudiste nii-öelda kokkuvõtlikus segmendis ehk siis ärme venite rohkem sellega ning liigume edasi sinna, kus on päeva, nädala ja nii edasi uudised. Mis siis on toimunud, mis on toimumas ja mis hakkab toimuma? See on küsimus omaette. Kes nüüd on sellised pidevad jälgijad, kes on juba kanali tellijad ja kes lihtsalt hoiavad silma peal minu tegemistel, need võib olla siis on ka märganud seda, et siin üks nädalapäevad tagasi kogu kanal oli kadunud. Täielikult YouTube'i maalt ei eksisteerinud, teda ei olnud võimalik näha ühtegi videot ega mitte midagi. Mis siis nagu huvitavat põnevat toimus, oli siis see, et kaadrite taga keegi tore inimene või toredad inimesed, kes iganes nad või ta aga pole, flagisid ehk siis raporteerisid kõik Udulabori videod kui spämmi, vihakõne ja nii edasi siis propageerivad videod. Loomulikult YouTube võtab selliseid asju tõsiselt ja selle tõttu, kuna kõik videod said flagitud, siis selleks on vaja mingi X kogus nii-öelda straike selleks, et siis terve kanal maha tõmmata. Ma ei tea, kellele ma ette nüüd oma tegudega olen jäänud või oma teemadega, et kellegi suunal selles suhtes ühtegi kurja sõna otseselt pole olnud. Kõik videotes olev materjal on, olgem ausad, see on minu isiklik arvamus ja poolkonstruktiivne kriitika, eks ju, et see ei ole kindlasti asi, mille alusel nagu nii kurjaks saada, et see on nagu pigem siis juba isiklik mingisugune vendetta, et ma ei tea, võib-olla Ossinovski ise arvas, et see, mis ma siin teen, ei sobi talle või mis iganes, ole mees, võta asja väikse soolatükiga, et ära ole siuke pehmo, aga see selleks igal juhul juhtus siis see, et lägiti kõik minu videod ära ja kanal kõmm kukkus, YouTube tõmbas siis kanali maha. Õnneks on selles suhtes on YouTube'i content'i tootjatel on olemas selline asi nagu nii-öelda helpdesk, kellega me saame suhelda. Tegin apellatsiooni, viisakalt ilusti palusin neil need asjad nagu korralikult üle vaadata, et tegu on täiesti tavalise veebi teemalise kanaliga, mis püüab aidata algajaid vähe targemaks saada, suitsetajaid loobuda suitsetamisest ja nii edasi, et mitte midagi erilist selles suhtes, et selliseid kanaleid on mustmiljon tegelikult muukeelselt olemas ja kõik ilusti jooksevad ja toimivad ja ühesõnaga vaadati üle need asjad, saadeti ilusti kiri, palun vabandust, et nii juhtus, et ei ole neil videotel häda midagi tegelikult ja kõik on okidoki, nii et nii kanal on jälle üleval laivis, kõik on hästi ning tegelikult kes iganes seda nüüd püüdis teha, kes iganes püüdis seda kanalit maha saada, ma ei tahaks uskuda, et see keegi poliitkonnast on või et see keegi, ma ei tea, Tervise Arengu Instituudist on, aga Tont seda teab, Eesti on nii väike, et võib ka täitsa vabalt olla.
mis aga need inimesed tegid, nad tegid mulle tegelikult väga suure teene, et ainus viis, kuidas kanalit saab maha tõmmata on see, kui sa flagid terve hunniku videosid kõiki nii-öelda sobilikuks, eks ju. Ja kui on videod korra juba seda nii-öelda ära flagitud ja seda ekslikult tehtud, ehk siis YouTube on nad üle vaadanud ja lasknud tagasi ülesse, siis neile jääb märge külge, et kõik on okidoki, et sa ei saa enam flagida seda videot uuesti. Ja selle läbi tegelikult, kes iganes seda nalja nüüd minuga selle meie kanaliga siin tegi, see inimene ei saa põhimõtteliselt seda kanalit enam lukku tõmmata, äärmisel juhul ta saab iga uue video ära flagida, ma saan selle ära apelleerida ja see video läheb lõpuks ikkagi üles, sest et siin ei ole mitte midagi valesti. Ja see tähendab seda, et seda kanalit ei saa enam keegi maha tõmmata, see kanal on ja jääb, et selles suhtes, kes iganes sa oled, ma tänan sind, sa tegid mulle väga hea teene, et põhimõtteliselt kaitsesid mind edaspidiste trollide eest, nii et meil kõigil on, võiks öelda, et on võit, win sel teemal, et ühesõnaga jah, elu läheb edasi, heitereid meie ei karda ja meid ei huvita, sest me teeme siin täitsa tavalist asja ja täitsa normaalset asja. Nüüd, mis aga on toimumas? See on järgmine hästi oluline asi. Teatavate saabuvate reglementide tõttu on siis toimumas see, et nii mõnedki suuremad veibipoed nii Tallinnas kui ka siis ilmselt ka siis mujal, ma oletan, on siis nüüd agaralt hakanud müüma maha kõike seda vedeliku kraami, mis ületab 10 milli suuruse pudeli selle limiidi, eks ju, ehk siis kõik enamus premium vedelikud, head igasugused erinevad maitsed, mis iganes, kõik hinnad on mega all. Vape Market, Finn Vape, mõlemad müüvad praegu täiesti ulmeliste hindadega neid vedelikke maha, et ala siuksed jurakad pudelid, 100-sed, 120-sed, 30-sed, mida iganes, kõik läheb, kõik on nagu üliheade hindadega, et kui sul on olnud pikemat aega silmas mõned vedelikud, mida sa tahaks õudselt saada või tahaks proovida osta, aga nagu käsi ei tõuse seda raha välja maksma, siis praegu ala 20 eurised pudelid liiguvad praegu mingi 12 kuni 14 euriga, et täiesti naeruväärne hind. Et põhimõtteliselt oma hinnaga müüakse kõik maha. Nii et sul on nüüd võimalus, väga hea võimalus haarata sellest ja saada nagu väga hea hinnaga vedelikku, et ise olen natukene kokku hordinud mõned vedelikud, mis mulle väga meeldivad ja olgem ausad, need asjad liiguvad praegu lettidelt ülikiiresti ära, nii et haara võimalusest, lingid on poodidele all, Vape Lounge, Finn Vape ja Vape Lounge, siis neil on ka nüüd ametlik veebisait online ostude sooritamiseks, nii et link on all, saate sealt järgi tšekkida, et see on alles nii-öelda progress toimub alles selle veebilehel, et kõik pildid ja asjad ei ole veel üleval ja seal võib eksida vigasid, aga põhimõtteliselt on funktsionaalne, nii et lipake tšekkima ja Vape Marketi sait on jätkuvalt töös korras ja kõik on hästi, hinnad uued on üleval. Samuti Vape Marketil on iganädalane väga huvitav uus asi, mis on nädala kombo, ehk siis võetakse üks mood, võetakse mingisugune topper, pannakse sinna otsa, akud kaasa, ühesõnaga täis kombo veipimiseks, mis iganes siis on, mis iganes sa tahad, oluliselt parema hinnaga, kui ta muidu eraldi letil on, et tasub tšekkida kindlasti seda ka, et seal liigub päris põnevaid asju aeg-ajalt. Ning järgmine asi siis, mis veel vajab kindlasti ära mainimist on see, et nagu juba ma ütlesin, siis premium vedelikud liiguvad nüüd kiiresti ja odavalt, siis see on tegelikult siis selle tõttu, et 20. mai on põhimõtteliselt juba ukse taga ja varsti koputab, et see tähendab seda, et asjad muutuvad, uued TPD seadused lähevad reaalselt käiku, mis tähendab siis seda, et üle 10 milliseid vedelikke, mis sisaldavad nikotiini, enam ei ole, 10 milli on maks, paagid saavad olema 2 milliliitrit ja mitte suuremad, kogu lugu, ja veel siis mitmed erinevad asjad, et nendest me oleme rääkinud, aga selle tõttu põhimõtteliselt, mis juhtub, on ka see, et ka baasvedelikud nikotiiniga suurtes pudelites kaovad ära, et neid ka enam paraku ei saa müüa, jääb ilmselt alles ainult siis 0 nikotiiniga erinev paksus ja või nikotiini vaba baasvedelik erinevates paksustes, erinevates suurustes, see on siis ainus asi, mis jääb nagu alles, et põhimõtteliselt peab hakkama ise siis omale kangust segama.
praegu on võimalik, ma tean, Vape Market müüb 10 millistes pudelites 100 milligrammi kangust nikotiini. Ehk siis sa ostad selle 10 millise pudeli ja 330 milli baasi saad sa siis 3 milligrammist kangust vedelikku, kui sa kõik kokku segad. Et ühesõnaga natukene keerulisemaks läheb see, et tuleb hakata arvutama ja nii edasi, aga baasid lendavad lettidelt praegu meeletu kiirusega, et kui sul on otsas või hakkab varsti otsa saama, siis tasuks natuke ette mõelda ja tasuks ära haarata, sest varsti enam ei saa, lihtsalt ei saa. Ilmselgelt, kes see nüüd just 5 liitrit või 10 liitrit kokku ostma hakkab, sellel pole nagu vist väga pointi, sest et baasvedelikud säilivad circa 2 aastat. See tähendab seda, et tasuks arvutada välja, palju sa umbes tarbid kuus, arvutada välja mingisugune aastane või 1,5 aastane varu, mis sul vaja oleks. Et sa ostad omale selle varu ette ära ja aasta, 1,5 aastat on päris pikk aeg, selle aja jooksul võib juhtuda nii mõndagi. Ja kes teab, võib-olla seaduseid siis ka muudetakse. Ning viimane oluline siuke väike nüanss on veel see, et nagu me teame, siis kes seda kanalit juba jälgivad mõnda aega teavad, et siin käis läbi just hiljuti üks uudis sellest, kuidas Eesti Riigikogu ja muud tegelinskid püüavad siis läbi suruda sellist seadust, mis põhimõtteliselt keelaks ära riigisisese veebimüügi, ehk siis kõik e-poed on keelatud ning tahavad ära keelata ka kõiki veebi maitseid, ehk siis kõik e-vedelikud maitseid enam ei ole, on ainult üks ja see on tubakas, mida enamus võib-olla ei taha. Suure tõenäosusega mina ei tõmba tubaka maitselisi vedelikke, sest need lihtsalt ei ole head minu arvates. On paar üksikut, kus on segu ala tubakas pluss vanilje pluss, ma ei tea, see teine, kolmas, neljas, eks ju, miks, kus tubakat on üldiselt vähe. Paar sellist maitset on, mis on tõesti head, mis kannatavad tõmmata, aga kui ülejäänud maitse keelatakse ära, see on ka ainult tubaka maitse järel ja see on suhteliselt ebameeldiv, et minule näiteks üldse ei meeldi. Aga nagu me teame, siis seda seadust tahetakse läbi pressida ja nüüd Euroliit, samad inimesed, kes tegelikult TPD taga on, nemad nüüd võtsid siis Eesti poliitikutel niivõrd kuivõrd kratis kinni, ütlesid, tõmmake nüüd pidur peale, et natukene üle pingutat, et nii karmiks ei ole vaja nagu minna, et isegi Euroopa Liit üleüldiselt ühtses nii-öelda võrgus ei näe ette nii karme regulatsioon, et natuke nagu üle võlli, eks ju. Nii et selle asjaga on nüüd hetkel kerge paus, mis sellest täpselt saab ja nii edasi, see selgub siis, kui ta selgub ja kui midagi selgub, siis ma kindlasti jagan seda ka teiega, et kõik oleksid nii-öelda teadlikud sellest, mis toimub. Aga igal juhul jah, selline põnev, tore asi on hetkel teada. Ma arvan, et sellega ma hetkel tõmban uudised kokku ka, sest mul ei ole ühtegi sellist konkreetset uudise juppi ette valmistatud hetkel. Sest midagi eriti väga põnevat mul silmad, et läbi ei käinud sel korral, mis vähemalt Eestit puudutab. Nii et vaatame järgmisel korral, mis toimub ja kui on midagi, siis räägime sellest. Aga nüüd ma arvan, et on hea aeg minna sinna, kus on mul veibikraam ja rääkida nendest asjadest. Veibikraam. Eelmisel korral tegime siis algust ülevaatamisega, katsetamisega ja tudeerimisega siis seadme üle, mis on Sense Heracles Hydra, mis on üpriski vana seade iseenesest, vana topper juba ja teda tänasel päeval igalt poolt enam ei olegi saada, aga mõned poed veel müüvad, et kus seda on ja kui seda näed, siis tasub arvata. Nagu sai öeldud, siis mina kasutan teda peamiselt siis MTL ehk siis suust kopsu seadmena. Temale muidugi on palju paremaid variante olemas tänasel päeval ala Aspire Nautilus originaalvariant, Aspire Nautilus versioon 2, mis nüüd just hiljuti välja tuli. Loodetavasti saan ma ka selle oma kätte mingil hetkel, et sellest ka teha siis korralik ülevaade. Aga igal juhul Sense Heracles Hydra on suust kopsu seades minu jaoks väiksem triptipp, et see õhupool oleks vähe tihkem ja siiamaani ratsutan ikka veel sama koili peal, kus juures
tänaseks päevaks, kui ma nüüd seda asja filmin, siis on sellest esimesest koilist, ma arvan, et üle 1,5 kuu juba möödas. Ja mis on nii naljakas või imelik või mida iganes, ta jätkuvalt töötab. Ja ma tean, et ma ütlesin, et ma vahetan koili ära ja vahetame ära ja aga ma otsustasin, et ma ei tee seda. Ma tahan teada reaalselt, kui kaua see koil veel vastu peab. Sest praegu on üle 1,5 kuu juba läinud seda sama asja. Ma enam ei oska öelda, mitu paagitäit see on meeletult palju. Ja ta siiamaani nagu väike aatomik muudkui väga laseb edasi. Et üli kõva, ma olen väga üllatunud selles suhtes, et nii vana seade, aga nii hästi suudab sammu pidada. Ja olgem ausad, rahalises mõttes on see väga super, sest et sa kulutad, ma ei tea, 2 kuud ühte koili, polegi nagu mingit raha kulu on ju, et ainult vedelik, et kalla ja talla põhimõtteliselt. Ja 1,5 kuud ja natuke peale paugutamist ja maitse on täiesti siiamaani alles. Ei ole väga palju kusjuures kaotanud maitseefekti, nii et nagu vanasti öeldi, et vanal heal vene ajal osati asju teha, siis ütleks, et vanal heal ajal osati paake teha ja koile teha, et see on tõesti igat pidi kiitu väärt, et siin ei olegi nagu midagi muud juurde rääkida. Nii et ma arvan, et võtame ta siis pulkadeks lahti, vaatame ta käps üle, mis seal sees on, mismoodi ta välja näeb, kuidas teda üleüldiselt võiks hooldada ja nii edasi. Ja siis liigume edasi juba uue toote juurde ja sellest räägime siis. Oleme jälle laua peal ja vaatame seda asjandust siis veits lähemalt ka, nagu ikka. Kõik need pudinad siin laua peal siis sümboliseerivad seda, mis on Sense Heracles Hydra, atomiseerija paak, kuidas keegi seda nimetab. Koosneb ta siis 1, 2, 3, 4, 5 detailist põhimõtteliselt. Klaas, alus, kuhu siis kinnitub küttekeha siia auku, pealmine sektsioon, mis tegelikult siis moodustub 2 osast, ehk siis pealmine siis see täitmiskäpp, nii-öelda siit läheb vedelik sisse, kõik vahedetailid on kummitihenditega ilusti isoleeritud, nii et kuskilt vahet midagi välja ei leki. Ja triptip, mis on siis järelturu oma, see ei ole nüüd siuke, mis tuleb sellega kaasa otseselt. Mina hankisin selle konkreetse puhtalt sellepärast, et ta on väiksema õhu siis läbilaskavusega, ühesõnaga kitsam, mis teeb siis seda mahvi vähe kitsamaks, meenutab rohkem nii-öelda suust kopsu mahvi, nagu vanasti suitsud. Mis siis veel? Ega põhimõtteliselt midagi ei olegi, kokku ta käib väga lihtsalt. Trip-tip käib ülesse, kummitihendiga hoitakse seda paigal. See on nüüd see küttekeha, mis on mul olnud käigus, mis ta siis nüüd tuleb. Jah, 1,5 kuud ja pealegi natukene veel. Kõige ilusam ta seest välja ei näe, ma ei hakka seda näitama, see päris kole juba, aga ta töötab jätkuvalt ja täiesti laitmatult selles suhtes, et maitse on endiselt tunda ja auru tuleb ka täiesti okeilt, et ei ole nagu millegi üle kurta. Ühesõnaga, mis seal ikka? Sükene lägane ta on, aga töötab, nii et väga muljet avaldab. Nüüd kokku lõplikult käib ta siis nii, et klaas läheb peale ja siit läheb kokku. Mida ma nüüd soovitaks, pööraks tähelepanu sellele, et kui sul on näiteks siin vedelik sees, siis mingil põhjusel sul on vaja see alumine osa ära võtta, siis ma ei soovita seda teha enne, kui sa oled vedeliku välja siis nõrutanud ülevalt otsast kuidagi moodi, sellepärast et see klaas siin peal ei istu väga kõvasti kinni, et siin on kummitihend vahel, takistamaks siis lekkimist, aga ta ei ole siin kuidagi väga kõvasti kinni, et osadel paakidel on see süvend on nagu niivõrd palju suurem, et see klaas, kui ta sinna peale suruda, siis ta istub seal kanalis ilusti kinni. Siin paraku jah, need ei istu, et sellele pööraks siis tähelepanu ja kui kokku keerame asju, alati keerame ennem tagurpidi, otsime selle õige nii-öelda selle soone ülesse, et kui me teda kinni keerame, et me ei keeraks seda keerme nii-öelda soont puruks, et seda juhtub päris tihti, et omal kogemusest circa 3-4 paaki olen ma niimoodi õhtule saatnud kahjuks, aga mis teha, eks lolli pea ei õpi.
põhimõtteliselt ega siin suurt muud midagi ei olegi, et siuke lihtne ta on. Vaadates alla seda kontakti siin, siis see väga paljusid välja ei ulatu, nii et kohe päris kindlasti ei soovita seda siis hübriidühendusega 510 peale keerata, ehk siis enamasti siis mehaanilised moodid, et mõned inimesed ka harrastavad siukseid rumalusi, vältimaks siis endal näo õhku laskmist, siis kindlasti ei tohi seda panna hübriidi ühenduse peale. Ja õhu setting on, tal on siis 1, 2, 3 õhuseadet, kõige suurem, keskmine, väike ja mina kasutan seda tavaliselt siis siin ühe peal, mis on siis siuke enam-vähem täpselt selline mõnus tihke mahv, et võiks võib-olla natuke veel tihkem isegi olla, aga põhimõtteliselt ajab ilusti asja ära just nii-öelda MTL-i jaoks, et aeg-ajalt tuleb teha nii-öelda seda eelmahvi, et sa nagu seda alla ei tõmba, vaid tõmbad korra nagu koili kuumaks ja siis tõmbad siis juba pika mahvi. Aga jah, siuke ta on, lihtne, loogiline, et väga mõnus on seda pealt täita ja ega siin jah, muud suurt millestki rääkida ei ole. Siuke ta on, nii et ma arvan, et võime tagasi üles minna ja tõmmata selle väikse vidinaga otsad kokku. No nii, selline siis oli meie eelmise korra ja selle korra toode ehk siis Sense Heracles Hydra. Tõenäoliselt seda saab ikkagi veel kuskilt kätte. Ma usun, et kellelgi see kindlasti letil veel on, et kui sa seda näed ja MTL-i otsid midagi sukest soodsat odavat, siis minu poolt on üks pöial püsti kindlasti igati adekvaatne aparaat ja rahuldab täitsa vajaduse ära, et midagi muud nagu ei olegi öelda, et üks pöial püsti selle peale. Aga liigume edasi järgmise toote juurde. Järgmine toode, millest ma rääkida tahan, on siis edasijõudnutele juba edasijõudnute seade selles suhtes ja selleks on siis Goon RDA 22 millimeetrine versioon, ehk siis tema nii-öelda diameeter on 22, et tegelikult see ehitusdekk siin sees, ehk siis kuhu see ehitusalus, kuhu sa oma koilid ja vatti paned, on tegelikult isegi natuke väiksem. Tegu on siis tootjaga, kelle üks toode on meie blogist juba läbi käinud. Ma rääkisin Goon LP-st, kui te mäletate. Goon LP on väga selles suhtes nagu madala profiiliga, eks ju, sinna ei saa väga suuri koile panna. Ma vist tookord ütlesin, et 3 millimeetrit on nagu maks, et tegelikult see on juba nagu veidi siuke peale pressimine, 2,5 millimeetrit sisediameetriga koilid on Goon LP jaoks on praktiliselt maksimum. Seda siis just sellepärast, milline on tal see ehitus nii-öelda alus, ehk siis need klambrid, kuhu koilid vahele käivad, et see seab omad piirid. Et see klambrisüsteem seal võtab üksjagu ruumi ära, aga Goon 22 milli on sisuliselt väiksem versioon, ehk siis Goon 24 väiksem vend. Kõik muu on põhimõtteliselt täpselt sama. Oma enda Gooni suurus strip-tipid, ehk siis tavaline 510 siia sisse ei istu, jääb väikseks. Siia saab ainult siis Gooni jaoks spetsiaalselt toodetud strip-tippe panna, reguleeritav õhupool ning pealt siis alla kinnitatav 4 kruviga klambrid. Ja mida see 22 siis nagu tegelikult tähendab võrreldes ütleme selle 24-ga või mis iganes on see, et tal see põlemiskamber on oluliselt väiksem, siis sisuliselt 4 milli väiksem on ju, et see teeb imesid maitsega. Nagu ma olen varem mitu korda maininud, siis üks minu suurimatest lemmikutest nii-öelda tripperitest, RDA topperitest üldse on Dot Mode Petri V2 puhtalt sellepärast, et ta on sedavõrd pisikene tihke see ruum on seal sees, sinna tegelikult annab mahutada päris korraliku suurusega koile, et ta on lausa massiivselt hea, mis puudutab sellesse, kui me räägime maitsest, et see maitse efekt, mida ta annab võrreldes kõikide teistega, mida ma olen proovinud, on ikkagi peajagu üle. Ja nüüd Goon 22 on selles suhtes otsene rivaal ühelt poolt või siis otsene nii-öelda ma ei tea, liigivend või mis iganes, et mulle õudselt meeldivad 22-sed RDA-d just sellepärast, et maitse osakonnas neil on raske vastast leida. Ühtlasi, mis mulle väga meeldib selle juures, et Gooni dekk, ta ei ole võib-olla
maailma kõige lihtsam tekk, mille peale ehitada, aga ta on ikkagi äärmiselt lihtne selles suhtes, et sul on 2 plaati, ütleme nii, et mis võib-olla parandaks seda, kui nad oleks vedru laetud, ehk siis kui sa kruvi lahti keerad, siis ta ise hüppab üles, et osadel variantidel on niisugune asi olemas, osadel RDA-del, mis on väga mugav. Kui ma nüüd ei eksi, siis kas see võis olla äkki üks nendest tekkidest, mis istub Limitless selle kombo RDTA peal, seal vist oli üks tekk või isegi 2 tekki, millel on vedru laetavad need klambrikaaned või whatever seal peal, et see on väga, väga mugav asi. Goonil kahjuks seda ei ole, see teeks ta veel paremaks, aga samas siin on üpriski vähe ruumi, ma kujutan ette, et see oleks väga lihtne teostada, pluss need vedrud siis ilmselt võtaks ka natukene ruumi ära, et kuhu see nagu seda koili vahele lükkad, et see teeks nagu elu natuke raskemaks. Aga sellegi poolest on ta väga lihtne, mille peale ehitada, maitse omadused. Siin ei ole nagu väga milleski rääkida, sest ma võin jahuda sellest 100 000 korda ümber ja uuesti, aga sa ei saa teada, kui sa ise ei proovi. Praegusel juhul mul ei ole tema kohta praktiliselt mitte ühtegi halba sõna. Kõik tema juures, tema see kvaliteet, kuidas ta toodetud on, koostöö kvaliteet, kõik muu on täiesti super luks, ta näeb ilus lihtne välja. Kui sa oled inimene, kellele meeldib siuke lihtne, puhas disain ilma igasuguste liigsete tiluliludeta, siis sulle Goon kindlasti meeldiks. Ja jällegi, maitsest ei ole mõtet üldse rääkida, et see on nagu üle prahi. Igal juhul, see vend läheb siis meil nädalasse rotatsiooni. Ilmselt jääb ta ilmselt ka kauemaks, ma olen seda mõned päevad juba siin tõmmanud ja see läheb meil siis rotatsiooni ja järgmisel korral siis tõmbame otsad kokku temaga, võtame pulkadeks, paneme siis võib-olla uued traadid sisse ja räägime kõigest muust lähemalt. Igal juhul Goon 22, tere tulemast külla ja vaatame siis, mis sinust saab järgmisel korral. Kui teil on vahepeal tekkinud mingisuguseid küsimusi ühegi toote osas või mida iganes, siis kindlasti pisake kommentaar või tulistage mulle mail. Ma arvan, et me saame nendest asjadest siis ka järgmisel korral kohe rääkida. Igal juhul sellega ma tõmban nüüd Veebi Nodi kraami segmendi kokku ja liigume edasi sinna, kus on vaataja küsimus. Vaataja küsimus. Ehk siis, mida küsib Veipar? Sel korral ei olegi meil küsijaks otseselt keegi, kes küsib midagi, mida ta nagu teada tahab, vaid sel korral on meil kirjutajaks hoopis üks isik, kes pakkus välja ühe idee. Kui ma nüüd leiaks ta kirja üles. Nii, sel korral kirjutajaks siis Priit. Ja Priit siis kirjutab nii. Tere, olen väikse probleemi ees. Nimelt, nagu vist iga Veipar, otsin ka mina parimat ja miks ka mitte soodsamat lahendust, kuidas saada neist erinevatest e-mahladest kätte just see kõige maitse, kõige maurupilv ja siis täiuslik nauding. Tere tulemast lugema. Sellel hetkel küll veel lühiajaliselt otsinguretkedel olen jõudnud arusaamisele, et oleks vaja proovida RTA või RDTA seadmeid ja muidugi sinna ise siis ka koile keerutada ja vatti sisse toppida. Olen pisut netiavarustes ringi kolanud, kui kahjuks pole head infot, juhendit, õpetust leidnud. Nimelt on jäänud minul arusaamatuks need erinevad tähised koilitraatidel ja nimelt mida tähendavad või tähistavad tähised nagu 23 GA, 28 GA ja nii edasi. Kui materjalide koha pealt leiab veel infot, milleks näiteks nikkel on hea ja milleks teine stiil on hea, siis seda veel leiab, kuid see on ka enam-vähem kõik. Kui pühendad ühe oma lõigu oma blogides selgitamaks neid tähiseid ja ehk annad ka omapoolseid soovitusi erinevate koili ehituste koha pealt. Näiteks milline põimik sobib maitsele rohkem, milline cloud chaseritele, pilve jällitajatele.
millised materjalid, mis eesmärgil oleksid paremad ja miks. Teema on kindlasti huvitav nii algajale nagu mina kui ka edasi jõudnutele ning kindlasti aitaks paljusid alustajaid eemal hoida erinevate materjalide valesti kasutamisest. Nagu näiteks ju osasid metalle võib, osasid peab ja osasid ei tohi eelnevalt punaseks ajada. Usun, et see teema oleks kaunis suur, nii et ehk ühte vlogi ära ei mahugi, kui selline juhend oleks asja väärt. Edu päikest ja suuri mahlaseid pilvi soovidest, Priit. Priit, ma tänan sind eelkõige kirjutamise eest, et sa mulle selle idee välja pakkusid. Ma ütlen ausalt, mul tegelikult on see idee olnud juba pikemat aega. Et ma tean, et meil on igapäevaselt ma ise suhtlen inimestega, kes alles alustanud või natuke aega on olnud veiparid, kes tahaks nagu osata õppida siis koile keerama ja nii edasi ja mis on hea ja mis ei ole hea ja bla bla bla. Et see teema on tõesti pikk ja lai, eks ju, ja ma kardan, et kõike seda ei mahuta oma ühte segmenti vlogi sees ära, et selle jaoks, nagu ma ükskord rääkisin, siis veebikool on see, milles ma sellest kõigest tahaks rääkida. Ja see peaks olema ilmselt eraldi videona, kuna seda materjali, millest rääkida, on maa ja ilm. Aga et mitte päris õhku rippuma jätta nii sind kui ka paljusid teisi, siis me võime teha väga kiire kokkuvõtte, väga kiire ülevaate selleks, et sa vähemalt enam-vähem jagaksid matsu, et mis üldse toimub. Põhimõtteliselt, kui me räägime traatidest, siis sul on, kui sa rulliga ostad, eks ju, mul on siin näidiseks nüüd UD 30 jalane traadirull, et neid on erinevaid ja nii edasi, aga puhtalt siis näidiseks, iga traadirull tegelikult tähistab sul ära 3 põhilist asja. Ta tähistab ära materjali, millest ta tehtud on, see siin konkreetselt on kantal. Ma kuskil on roostevaba ka, aga ma hetkel ei suuda seda tuvastada, see on ilmselt mul teises kapis. Et on pealkirjas materjal, kantal, stainless steel, nichrome, nikkel, titanium, mis iganes. Teine näide siis, või teine näitaja on siis see GA, mis sa küsisid, see 30, 20. Üldiselt, mis numbrid sa näed, on 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Vahel väga harva ka 40. Või siis näiteks võid ka näha sellist asja nagu a la 0,1 korda 0,5. Mida see tegelikult tähendab, see GA on sõna otseses mõttes gauge inglise keeles, see on Ameerika kaablimõõdu ühik, et põhimõtteliselt mida suurem on see number, seda peenem on traat, et klassikaliselt, mida see siis reaalses maailmas tähendab, on see, et kui sul on näiteks, kui sa ostad poest, Marketist, Finwave'ist, ma ei tea, Happy Juice'ist, kust iganes sa ostad traati, ütleme, et Clapton traat on ju, siis sinna peale on kirjutatud a la 24 GA pluss 32 GA on ju, või mis iganes. See tähendab seda, et sul on siis tuumiktraat on 24 gauge'iga. Need numbrid kusjuures on tegelikult millimeeter mõõdus ka olemas. Mõned tootjad kirjutavad millimeeter mõõdus omale traadi mõõdu peale. Enamus veipareid üldjuhul on harjunud selle GA mõõduga, sest seda täpselt, et 24 on selline klassikaline jäme traat, mille ümber võid see põhimõtteliselt hakata punuma, on ju. Kui sa teed seal mingi dual fused või triple fused koili, siis ilmselt sa kasutad pigem siis juba kas 26 või isegi 28 gauge traati. Ja üldiselt on see siis, Claptonitel asjadel peale märgitud, millest see traat reaalselt koosneb. Tavalise traadi puhul, kui sa teed omale nüüd tahad teha koili, eks ju, siis sa jälgidki seda gauge mõõtu. Ja muidugi viimane number siis on igal rullil on siis feetides ehk siis jalgades, Ameerika mõõt jälle, on siis kui palju reaalselt see traati selle rulli peal on. Nüüd, kui sa hakkad omale koili keerama, põhimõtteliselt seal ei ole nagu väga vahet, ütleme, kui sa üldiselt kasutad vati režiimis oma seadmeid, siis sa võtadki Kantali või võtad SS-i või võtad Nichrome 80, Nichrome 80 ehk siis NI80 on tema märge. Sa võtad selle traadi ja sa keerad sellest omale koili, põhimõtteliselt ega seal muud keerulist ei olegi. On ainult see, et kui suur on see sisemine koili diameeter, ehk siis millise posti ümber sa selle koili keerad, eks ju. Ning teine asi siis muidugi see, et kui jämedast traadist sa selle koili keerad, et
vastavalt sellele, kui suur on diameeter, vastavalt sellele, kui jäme on see traat, ehk siis mitme gauge'ine see traat on, vastavalt sellele muutub ka takistus, et kui sa näiteks teed ühe koili, ütleme 6 keerdu ümber 3 mm posti 22-sest, tuleb sul üks takistus, kui sa teed selle täpselt sama, kõik muu sama, aga kasutad 24-st, siis koheselt on see takistus teistsugune. Selleks, et selles maailmas natuke orienteeruda, käsi südamel, mina ei tea peast ka kõiki numbreid selles suhtes, et kui ma keeran mingist traadist mingisuguse koili, et mis ta nüüd kohe kindlalt tuleb, on ju. Selle jaoks on väga lihtsad asjad, selle jaoks on olemas erinevad kalkulaatorid, üks nendest populaarsemaid on Steam sidekriips engine.net vist oli või com. Ma otsin selle üles, ma panen selle alla, seal on ilusti kalkulaator olemas, kus sa saad põhimõtteliselt sisestada oma algandmed ja see arvutab sulle välja, millise takistusega koil näiteks tuleb, on ju, või mitu tiiru sa pead tegema selleks, et saada mingi takistus. On olemas ka äpp, õigemini neid äppe on väga palju, mina kasutan sellist asja nagu Vape Tool, tasuta versioonis on sul kõik esimesed põhilised asjad olemas, saad tasuta arvutada kõik oma stuffi välja, sa ei pea millegi eest maksma, kui sa tahad kunagi, ütleme, teha keerulisemaid ehitusi, seal mingid staggerdeid ja mingid caterpillareid ja multicore ja nii edasi, siis võid maksta, see maksab mingi, ma ei tea, $3 või midagi sellist, mingi mõttetu hind. Maksad selle ja sul on terve see äpi nii-öelda võim on sinu käes, ja see teeb väga lihtsaks su elu, et ei pea nagu vaeva nägema selle poolega. Ühesõnaga, ma viskan lingide alla, ainus märge nüüd siia on see, et kui sina Priit või kui keegi teine on Apple'i kasutaja, ehk siis sul on iPhone või mis iganes, siis viimaste uudiste kohaselt Apple on põhimõtteliselt veipimise vastane, kõik igasugused nii-öelda äpid, mis on Apple'i jaoks või iPhone'ide jaoks, mis aitavad sul siis koile arvutada ja nii edasi, kõik veibiteemalised äpid, põhimõtteliselt mis veel on alles, neid sa veel saad, aga põhimõtteliselt uusi asju enam peale ei tule, uuendusi peale ei tule, et põhimõtteliselt kõik veibiteemaline nodi kaob siis Apple'i store'ist või kus iganes Apple'i stuffi saab neid äppe, siis kõik see stuff kaob paraku ära, need Apple'i kasutajatel, iPhone'i kasutajatel on sellega natuke nutune. Androidi puhul seda ei ole, Androidiga jätkuvalt saab seda teha, nii et ühesõnaga ma panen selle äpi lingi panen alla kirjeldusse, mis aitab seda asja teha, et ühesõnaga see asi ei ole tegelikult nii keeruline. Ma arvan, et tuleb, isegi ma ei arva, ma olen päris kindel, et ma teen varsti teen veidi kompaktsema video, paneme talle nimeks Veebi kool ja räägime koilinduse lahti algusest kuni enam-vähem lõpuni, et me ei hakka sulle õpetama, kuidas kõige keerulisemaid koile teha, see tuleb ajaga ja nii edasi, aga kindlasti teeme nagu kõik üksipulgi selgeks, et aga põhiline esimene asi, mis sul vaja teada on see, mida see mõõt tähendab ja mida see materjal tähendab ja kogu lugu, et kui sa harjunud vati režiimist tarbima oma veipi, siis Kantal, roostevaba või Nichrome. Samasuguste koilide puhul erinevatest materjalidest on ka see takistus erinev, nii et sellest räägime ka siis juba tulevikus. Sinnamaani, kui sa ostad omale vahepeal mingisuguse ise ehitatava tekiga asja, siis kasuta Kantalit ja kasuta siis, ma ei tea, kasuta mingi 24 traati näiteks, ja sellest koile harjuta, proovi ja õpi. Aga sellest räägime siis juba lähemalt veebikooli episoodis. Aga ühesõnaga, aitäh Priit, tänks sulle kirjutamast, aitäh, et sa mul natuke motivatsiooni tekitasid, et see asi rohkem kätte võtta ja sellest lähiajal ka siis rääkida ja igal juhul liigume nüüd edasi sinna, kus on esmamulje. Esmamulje. Mis meil siis täna esmamulje segmendis on? Kunagi palju aastaid tagasi oli väga tavaline populaarne asi kartomiseeria. See oli põhimõtteliselt eeltäidetud nii-öelda paak, mis käis klõpsti sinu aku külge, siis mitte nagu Ego tüüpi, aga Ego sarnased ja midagi sarnast nagu
nagu eelmisel korral siis see e-Leafi see pisikene jubin oli midagi sarnast. Tänapäeval on see asi osaliselt tagasi tulnud peamiselt sellepärast, et USA nii-öelda uued veebiseadused siis, mida väga rangelt tahetakse läbi pushida, on siis seavad ette selle, et mida lubatakse üldse müüa ilma eelneva väga raske protsessita on siis umbes 2007-2008 aastal müügil olnud seadmed ehk siis kartomiseerija seadmed. Sellest inspireerituna siis tootjad toodavad nüüd tänase päeval natuke uuendatud ja ägedama tehnoloogiaga, aga põhimõtteliselt samaväärseid tooteid, samalaadseid tooteid ja üks nendest on siis tänu Vape Marketile minuni jõudnud ja ma reaalselt ei ole seda katsunud, näppinud mitte midagi, ma kuulsin sellest põhimõtteliselt sellel hetkel, kui see mulle pihku pisteti, et tegu on siis sellise asjaga nagu Kimsun Slim 2R ilmselt, ma arvan. Peal on siia ka kirjutatud TPD complied ehk siis Tobacco Products Directive sobilik, see on siis Euroopa seadus. Tegu on nupuga seade, mis on siis automaatselt, nagu ma aru saan, tal on kogu aeg temperatuuri kontroll automaatselt peal. Tal on nii-öelda vahetatav nagu kartopaak, mida sa saad ise täita, kui tahad. Aga on ka võimalik saada siis neid eeltäidetuna mingisuguste premium vedelikega ja see peaks olema suuteline läbi tõmbama ka siis väga pakse vedelike ala 70-30 VG kasuks ja isegi rohkem. Et igal juhul jah, siukene seade, mis on olemuselt nagu nad vanasti olid, siis kui nad suhteliselt nirud olid ja toimima siis juba tänapäevaste nõudmiste kohaselt. Et siukene ta on, nagu ikka, sisaldab peal siis juba uute nõuete järgi teksti, et see sisaldab nikotiini, mis on väga sõltuvust tekitav aine, mis tegelikult ei vasta päris 100% tõele, sest reaalne sõltuvus ikkagi tuleneb kemikaalidest, mis põlemisel tekivad ja mõjuvad mingitele sünapsidele või avavad mingisuguseid asju sinu ajus, mis tõttu sa võtad seal nikotiini kergemini omaks. Ilma selle põlemiseta on nikotiin põhimõtteliselt samaväärne nagu kofeiin. Ja me veel ei tea, et keegi kohvist oleks sattunud reaalselt sõltuvusse. Aga nali naljaks. Seade on ise siukene, väga huvitav. Kergem, tal on 1100 milliamper tunnine aku sees. Vaata, mis nad veel räägivad. Vedeliku mahtuvus on tal 2 milliliitrit. Küttekeha on titaaniumist. Ehk siis temperatuuri kontroll, aku mahtuvus, suurus 32x21x93, takistus 0,25 ohmi, mis on väga madal, võiks öelda isegi nii väikse seadme jaoks ja laadimisaeg circa umbes täpselt 2 tundi ja natuke peale on kirjutatud. Mis iseenesest pole üldse paha, et kui sa oled näiteks mingi kontori inimene või mis iganes, eks ju, viskad, tõmbad, saad tühjaks, viskad laadi otsa, ajad oma asju, 2 tunni pärast on aku täis ja saad jälle tükk aega tõmmata. Karbis sees leiame siis nagu ikka enamusel, leiame mingisuguse pamfleti, mis räägib meile, mismoodi see asi töötab. Siin puhul nagu enamus mehi, kellel seda ikka vaja on, siin tuleb kaasa USB laadija, mis on välimuse järgi, ma ütleks, et see on standardne, ehk siis ta on see kuni 1 amper laadimist. Nii et põhimõtteliselt on see juust, seda ma alles ei jäta, sest mul on neid umbes 10 tükki juba vedelemas ning kaasas on siis ka üks karto nii-öelda paak või mis iganes, kuid selle erinevusega, et on siis taas täidetav. Kus me, seda peab vist küll nüüd välja selgitama, kus me seda täita saame. Okei. Siin peal, ma ei tea, kui sa näed nüüd, siis siin peal on kirjas Liquid Premium 2 milliliitrit ja bränd siis Kimsun. Kõik augud on täis topitud silikooni
ilmselt siis selleks, et kaitsta seda tolmu ja muu jura eest. See pealmine auk siin on see auk, kus sa imed. See külgmine auk on siis, on see, kus tuleb õhk. Oi. Kui sa teed lahti tuttuue elektroonilise seadme karbi esimest korda nuusutad, siuke mõnus nauditav plastmassi ja siuke värske tehase lõhn on asjal juures. See on täpselt see, mida ma oma kurgus tunnen. Milline nauding. Okei, me peaksime siia sisse panema mingisuguse vedeliku. Aga mis ma siia sisse panen? Ma ei tea ju. Ma ei tea. Okei. Paneme siia sisse, see vedelik on hea, paneme seda vedelikku. See on siis üks vedelikest, mille saatis mulle Tõnis eelmisel nädalal või õigemini siis eelmisel korral. Jällegi thanks Tõnis, see oli väga äge ja tegu on siis sellise asjaga nagu Scripted Liquid 60 milline Hero on tal nimeks 3 milligrammi on tal kanguseks. Paneme siis seda, see on minu arust oli see sinine blue raspberry slushi või midagi sellist, ehk siis sinise vaarika jäätis või see jääjook või mis iganes ala midagi sihukest, aga igal juhul super hea vedelik on. Kahju, et meil seda kuskil keegi ei müü, aga tasub uurida, võib-olla kunagi keegi müüb. Korraga saame nüüd 2 asja teada, saame teada seda, kui lihtne on täita seda paaki ning saame teada ka seda, kas on seda võimalik täita üldse dropper pudeliga. Et nagu ma ütlesin, siis see asjandus tuleb tühjana, aga on võimalik ilmselt neid kuskil riikides saada ka eeltäidetult. Ja nüüd koheselt ma avastasin probleemi, et sellel asjal ei ole otseselt õhutusauku, seega täitmine ei ole kõige lihtsam, et tekib see probleem, et sul ei ole vedeliku täites õhku välja kuskilt pressida, et ta ujutab natukene selle täitmisava üle. Ja nüüd ma jälle avastasin seda, et kui sa vajutad selle dropper pudeli, see auk on kusjuures piisavalt suur, et see dropper mahub sinna super hästi sisse, et ei ole nagu küsimustki. Ja kui sa vajutad selle täitsa lõpuni ja siis pressid, siis ta isegi täitsa läheb. Täitsa läheb sisse, aga ma ei saa nüüd sellest aru, et siin ei ole nagu kuskil, ma ei näe nagu seda, kui täis see paak nüüd on. Puudub indikatsioon. No jah, pressime siis nii kaua, kuni enam ei lähe. Paak ise on 2 milline, ühenduseks on tal 2 klemmi, mis siis annavad sellele küttekehale siin sees, midagi on sees, annavad sellele küttekehale surtsu ja ma arvan, et me peaksime laskma tal ilmselt, nüüd on kõik, nüüd on täis. Okei, ütleme nii, et väga messi on see täitmine, aga esimest korda täidame, siis peabki olema messi, ilmselt ma oleks pidanud lugema ära, mitu täit ma sinna sisse panin, siis edaspidi oleks tegelikult jube lihtne, et sa tead täpselt 5 pipetti täit korras. Ma lähen, toon nüüd kuskilt paberit, et see asi veidi ära puhastada ning lasen talle hetke seista, et see küttekeha ja vatt sees ilusti ära niiskuks ja siis vaatame, mis ta endast kujutab. Nii, paak on täidetud, see messi on siin ikka veel natukene, aga natukene paberiga mässamist saab selle asja uuesti puhtaks ja korda. Mis tähendab seda, et me oleme valmis lisama selle siia seadme otsa, kuidas sa siia käid. See ära käib. Okei, natukene jõudu kasutades, aga niimoodi mõnusa siukse väikse klõpsuga.
Ahah, tuleb ju siis lülitatud. Siin on, kui sa nuppu vajutad, siis siin näitab mingisugust tulukeste rida. Ilmselt see on siis aku staatus, ma oletan. Ma hetkel ei süvene sellesse õpetusse rohkem, kuna ta peaks olema kogu aeg täis automaatne tempkontroll. Tõmbame mõned tühjad paugud, et korralikult kõik ära niiskuks. Nii, nüüd on tõmmatud, ma arvan, et piisavalt palju, et siin on kõik asjad märjad, niisked, nii nagu peab. Aga okei. See 4 asja ilmselt näitab akut, mis 5, okei, 5 nupuvajutust vilgutas kõige äärmises augus siin, vaata, kas sa näed? Näe, vilgutab mingit punast tulukest. See on nuga, eriti vihane. Okei, proovime, mis ta ennast kujutab. Seda ma täpselt arvasingi. See esmane mahv, see kõige esimene värske mahv, sellel on päris korralik plastmassi maitse. Nii väikse seadme kohta võiks öelda, et päris efektiivne auru tootlus on. Ja, need sinised nupud on igal juhul, või need tulukesed on siis aku staatuseks, kui täis ta on. Kui sa natuke aega lasta seista, siis nad kustuvad ära. Järelikult see näitab akut, ma arvan. Õhuregulatsiooni ma sellel asjal mitte kuskil ei näe. Seega ma pakun, et ta ongi täpselt nii nagu ta on, fikseeritud õhk. Ta on kerge takistusega, aga otse kopsu. See ei ole kindlasti algajale, kes tahab siis suust kopsu mahvi. Ta on ikkagi edasi jõudnule, aga jah, seda temperatuuri kontrolli toimetamist on tunda, et hästi natukene see soojus kõigub, aga ta on üllatavalt stabiilne nii väikse seadme kohta, et ta tegelikult toimetab päris hästi. See plasmassi maitse hakkab ära kaduma juba. Ma juba tunnen, et praktiliselt enam ei olegi. See veibi soojus, ütleme, kui ma võrdlen seda nüüd kuuniga. Veibi soojuses on ikka päris suur erinevus, et see on ikkagi siuke jahe, siuke, ütleme, kehatemperatuur a la. Kuunist sa saad ikka mõnusat sooja sellist auru, et aga noh, jah, temperatuuri kontrolli üks iseloomudest on see, et ta üldiselt annab sulle suhteliselt jahedat veipi. See ei ole kaugeltki halb. Mina isiklikult ma ei ole väga eriline temperatuuri kontrolli fänn, aga kui ma nüüd laias laastus vaatan, siis selline asi tegelikult on päris mõnus, kuna ta on ülikompaktne, ta on, praktiliselt ei olegi näha, eks ju, ta on jumalasta väikene, ta ei kaalu praktiliselt mitte midagi, ta on hästi kerge. Ja ütleme, et kiired asjaajamisi teha, ringi liikuda, mida iganes, viskad selle taskusse, on sul mõneks ajaks probleem täiesti lahendatud, sul on suust kopsu, või tähendab, sul on otse kopsu seade. Maitse poolest, ma arvan, et see koil kindlasti, mis siin sees on, ma ei tea, mitu neid seal on, 1 või 2 või mitu. Koil tahab kindlasti sisse töötamist, praegu on tunda, et ta ei ole veel päris nagu küps, et see maitse on natukene lahja. Samas jah, okei, võrreldes mingisuguse maitse jaoks loodud asjaga
on jah, ilmselt see kvaliteet ei ole päris sama, aga sellegi poolest maitse on täitsa tunda ja ma ütleks, et praegusel juhul ma olen täitsa positiivselt üllatunud, et ma ei oleks osanud oodata niivõrd okei veipi. Nagu enamus asjadega on ka sellega, et seda nüüd tuleb kõvasti rautada, anda talle korralikult täkku, et teada saada, mida ta reaalselt ka ütleme nädala pärast endast siis juba kujutab, et ja siis juba rääkida natukene lähemalt ja täpsemalt sellest, aga praegusel juhul esmamulje on täitsa positiivne. Ma arvan, et see asi võib isegi mulle täitsa meeldima hakata just selle poolest, et ta on väike, ta on kompaktne, ta on kerge, teda on võrdlemisi lihtne täita ja eks siis paistab, kui palju sellest 2 milliliitrist jagub, et see on ka omaette küsimus, eks ju, et ikkagi otsekopsu tõmbamine kulutab vedeliku üksjagu ja 2 milli ei ole just märkimisväärne vahe. Samas, olles RDA fänn, siis minu jaoks ei ole see väga probleem, et kas ma nüüd täidan teda iga tunni aja tagant või ma tilgutan teda iga 5 mahvi tagant, on ju. Et igal juhul jah, vaatame, kuidas see asjandus siis vastu peab, mis ta endast kujutab, kuidas toimib, tema head vead ja kõik muu taoline ning räägime siis sellest juba ka järgmisel korral. Igal juhul Kimsun, Light või Slim, mis olid? Slim 2, R ralli. Tere tulemast meie blogisse ja vaatame siis järgmisel korral, mis ta endast juba täpsemalt kujutab. Ja nüüd liigume edasi sinna, kus on meie tänane viimane segment ehk nädala vedelik. Nii, nädala vedelik. Mis on siis selle nädala vedelikuks? Selle nädala vedelikuks on mul üks vedelik, mis on samuti ohustatud ja kaob paraku lettidelt ära ja seda enam ei saa. Kindlasti mitte sellisel kujul. Eks paljud tootjad näevad vaeva praegu selle nimel ja töötavad selle nimel, et nende juba nii-öelda turul tuntud ja hinnatud vedelikud saaksid olema siis ka 10, eks ju, sest et muidu firmad lihtsalt kaotavad raha ja nii edasi, aga sellisel kujul seda enam ei ole või veel on, aga varsti enam ei ole. Et selle nädala vedelik on siis Top Class E-Juice Chocolate Frosted Cookie ehk siis need mul ei tule nende nimi praegu meelde, aga need mustad küpsised ja valge kreem vahel USA-s väga populaarne värk, et sellised asjad siis on olemas reaalselt ja sellest on siis tehtud ka vedelik või midagi analoogset. See on mul siis täna nädala vedelikuks, nii et ajame vati märjaks ja vaatame, mis ta endast kujutab. Igal pool netis on seda üksjagu kiidetud. Mis seal ikka? Proovime ära. Nii. Okei. Ta ei ole, minu arvates ta ei ole selline vedelik, mida mina võib-olla tõmbaks hommikust õhtuni, aga kindlasti on ta selline vedelik, mida ma aeg-ajalt teiste asjade vahele tõmbaks. Ta on magusapoolne, aga ta on hästi mahe ja seda kreemi poolt ma väga nagu ei tunne ja peame silmas, et ma kasutan kuuni, mis on väga-väga hea maitsete puhul, et seda kreemi osa ma nii väga palju ei tunne. Aga see küpsise ise äralik siuke mekk, mis tal on nendel küpsistel, sest need on meil saada ka, üks ühele võiks võrrelda, aga see küpsise mekk on täitsa kohe kõrval olemas, et siuke väga mõnus mahe magus, ta ei ole siuke intensiivne magus, ta on siuke mahe magus, et kui sulle meeldib siuke mahedam veip ja sa ei taha väga intensiivseid maitseid, aga sa tahaks võib-olla midagi magusat, eks ju, siis see Chocolate Frosted Cookie, ma arvan, et sulle meeldiks vägagi, et
minu meelest on ta täiesti sihuke mõnus vaheldus, et enamus maitsed mul on üpriski tugevad, üpriski intensiivsed ja nende vahele sihukest asja tõmmata on väga hea, väga mõnus. Suurt kiidulaulu tegema ei hakka, aga ta on kindlasti, ma arvan, et ta on kindlasti väärt äraproovimist. Ja sellega on ka see case, et kuna ta on 60 milline pudel, siis alates maikuust, 20. maikuust selliseid enam ei ole saadaval. Selle tõttu on need kõvasti alla hinnatud ja ka see vedelik tuleb nüüd Vape Marketist. On ta alla hinnatud päris kõvasti, nii et kui sul on huvi, siis proovi järgi. Mina arvan, et ta on kindlasti väärt oma hinda ja ta on väga hea sellistele tugevatele maitsetele vahepeale, et või siis inimestele, kes armastavadki selliseid pehmeid mahedaid maitseid, et see küpsise komponent on seal igal juhul väga selline prominentne. Ja see kreem ongi see, mis annab seda nagu magusust juurde. Aga igal juhul ei oska midagi halba öelda. Kindlasti tõmban selle pudeli põhimõtteliselt paupidi, ilma üldse mingi probleemita, nii et jah, selline ta on. Top Class E-Juice šokolaadi küpsis glasuuriga, nii et haara ligi, panen lingi alla, kus see leiab. Ühesõnaga, selline on tänane vlog, mis on üpriski pikk. Tänan kõiki, eriti sind, kes sa kannatasid lõpuni ära vaadata. Teie olete minu lemmikvaatajad, et sellega tõmbame selle korra vlogi kokku. Küsimused, värgid, ideed, kõik jutud alla kommentaaridesse või visake mulle üks meil. Hea meelega võtan arvesse kõike, mis teid paelub ja kindlasti räägin sellest ka. Igal juhul tänan vaatamast, tänan, et olite minuga koos terve selle aja. Nii et nagu Priit ütles, kohe vaid mahlaseid pilvi teile ja kohtume siis juba järgmisel korral.